räägime edasi veel sellest, kuidas taastada usku endasse. Ja siin on mingid põhimõtted, vaata, mida me võiksime aru saada. Esiteks, kui meil nüüd tuleb sisse see käivitaja või trigger, mis siis on aju jaoks seonduv mingist aspektist, on see siis heli, lõhn, hääl, mingi sarnasus näiteks. Ja ta käsitleb seda, et see, mis oli, see jälle kordub, sest et aju eeldab, et see võiks kõik korduda, kuigi situatsioonid ju kunagi ei saa korduda. Siis eks ole, see vallandab meis neurofüsioloogilise reaktsiooni. Ja kuivõrd me alati liigume sinna suunas, mida me tahame ja üritame igati vältida seda, mis me ei taha, siis ongi see, et me üritame seda vältida, mis omakorda on variant 1, näiteks me hakkame selle vastu võitlema, mis on parem kui see, kui me oleme hirmunud, tõmbame ennast kokku ja nii edasi. Aga ükskõik kumb emotsioonidest meil näiteks ei vallandu, kumbki nendest ei lase meie ajul eriti selgelt näha nii-öelda laiemat pilti. Ja sellepärast on oluline kõigepealt rahu, ainult rahu, nagu ütles Carlson. Kuigi tal olid ilmselt isiksushäirele omased näitajad, aga jätame selle praegu kõrval. Ehk siis see rahu, ainult rahu on miks vajalik. Kui me oleme rahulikud, siis meie aju näeb laiemat pilti, sest et ta funktsioneerib täies mahus. Kui ma olen nüüd appi, minema, siis kogu fookus on ainult sellel, kuidas sealt minema saada. Ehk siis ta ei näe seda, et mis oleks pikemas perspektiivis parem või kuidas oleks kõige õigem käituda, vaid lihtsalt ainukene variant on, kuidas siit minema saada. Ja sellepärast, et neid käivitajaid või triggereid muuta, siis me peame tekitama uue harjumuse. Ja nüüd seda uut harjumust, et nagu luua seda pilti enda jaoks, et mida ma siis tahan, võt seda me saame ka nagu nii-öelda ette näiteks harjutada, ehk siis te võite kujutada ja eriti hea on näiteks, kui teil on olemas nagu kujutluspildid kuskilt mingist kohast, mingist situatsioonist, olgu see siis kas või välja mõeldud, kus te tundsite ennast hästi. Lisage sinna näiteks mingi sõna, no näiteks vau. Ja tajuge, kuidas te ennast tundsite siis. Tehke seda korduvalt ja korduvalt. Ehk siis, et kui te ütlete sõna vau, toimub juba see reaktsioon automaatselt, ehk siis tekib kujutluspilt ja teie keha vastavalt kujutluspildile hakkab ka reageerima. Sest et see aitab situatsioonides, kus teil on vaja nii-öeldes neid negatiivseid triggereid muutma hakata, hästi palju ka kohe keha piltlikult öeldes mõjutada. Sest mõtted tekitavad neurofüsioloogilise reaktsiooni, tahate või ei taha. Ehk siis, ja samamoodi ka keha omakorda mõjutab kogu aeg, mis toimub peas. Ehk siis, kui me oleme asendis ka näiteks appi, siis saad aru, see annab kehale reaktsiooni hirm. Aga kui ma nüüd võtan selle supermehe poosi näiteks, siis ma ei saa samaaegselt karta. Või näiteks, kui ma hakkan oma lõuga, ütleme, sest lõuapinge tekib alati, kui on negatiivsed emotsioonid tulevad. Kui ma hakkan seda lõua alaosa, rõhutan sõna alaosa, tasakesi avama ja kinni panema. Lükkan oma selja ikka sirgemaks ja nüüd hakkan ka hingama. Siis tahan või taha, ma juba mõjutan ka seda, mis mul siin kahe kõrva vahel toimub. Ehk siis variant 1, viige mõtte mujale, variant 2, muutke keha asendeid, hingamist, rütmi. Võib-olla kõige lihtsam, jätke meelde, kuidas käituvad kassid või koerad näiteks, kui neil on pingeline situatsioon olnud, mis nad teevad pärast seda. Kui oli pinge ja nüüd see läks mööda, mis ta teeb? Raputab ennast. Miks? Just sellepärast, et närvisüsteemi otseselt mõjutab kogu meie keha ja seda, mis ka ajus toimub. Ehk siis, erinevaid trikke on palju, millega me saame seda aju nii-öeldes ära petta, ka siis, kui olukord on tegelikult keeruline. Lihtsalt me peame tabama ära selle hetke ja kui see hetk, mis meid käivitas, on juba möödas, kas siis me saame võtta kätte ja mõelda, et kõik, ma ei ole nõus sellega, sest et see mõjutab mind niivõrd ja minu päevas toimuvad sündmusi, järelikult mul on vaja seda kiiresti muuta.
ja nii kui me võtame asja teadlikult, nii on seda juba lihtsam kontrollida. Ja märgates muudatusi, et näed, eelmine kord ma käitusin nii, aga nüüd läks selle asjaga juba palju kiiremini. Kasvatama ka usaldust ja usku endasse, et see asi kontrollib. Ja täpselt samamoodi on ka teed eesmärkide suunas liikumisega. Kõik on idee, otsus, tegutsemine ja kordus ja märkamine. Aitäh teile!